Hello. tere! Tere maailma! Kuidas teil kõigil läheb? Kas te nautisite teadlikkuse Robin Williamsit? Aitäh kõigile, et te siin olete, härra Gary Douglas. See on naljakas. Kui sa alustad millegi sellega 30 rohkem aastat tagasi ja vaatad, kus see praegu on ja mida inimesed on saanud ja kuidas on muutunud ja mida nad on loonud, see on lihtsalt imeline. Ja ma olen puudutatud sellel viisil, kuidas ma ei suuda seda selgitada viisi, et ma ilma nutma hakkaks, nii et ma ei tee seda. Üks huvitavaid asju selle juures on see, et aastaid inimesed aastaid on inimesed oma tänulikkust näidanud, plaksutades seda, et ma vihkan seda, lõpetage. Aga temal on see on, pigem on see asi olnud, et kuidas näha, et maailm muutub. Kuidas, et täna on see päev, kui te lubate sellele alustada. Ja mis valikud sa saad teha, mis loob seda maailma, mida sa ihaldad ja olete valmis vaatama seda maailma, mida te soovite näha, et luua teistsugust reaalsust iseenda ja kõigi teiste jaoks. Nii et meie vestlus täna on, et päästada teid teadma, et te teate. Kui te ei tea, meil on hästi head aega. Gary, see on meie moto Accessis. Kuidas sa sellega tulid? Mis su teadlikkus oli, et kuidas, mida me püüame inimesteni viia? Ma olin sektiga seotud, mitte sellega, kultsektiga. Kui te arvate, et Access on sekt, siis te peate lugema raamatut. Me ei ütle teile, kuidas elada oma elu, me ei ütle, et meil on parem viis, me ei ütle, et sina oled vale ja meie oleme õiged. Meie vaatepunkt on, mida sina tead. Ja minu vaatepunkt, et see on alati olnud, et kui sa tead piisavat asjade õigeid küsimust küsida, siis ma tean vastuse, kui ma tean. Ma olen huvitatud enam, et sina teaksid. Jah. Ja kui mitte keegi ei ütle lastele, et neil on õigus. Neil on 6 aastat, et jaa, sa oled lihtsalt rumal. Kas teid lapsena kunagi teadvustati teid selle eest, et teate? Nii et ma otsustasin, et ma teen seda. Ma ütlesin, et ma ei taha seda, et see muutuks sektiks. Ma ei ole väga hea guru. Teini ja minuga vahepeal suutsime guru kokku panna, kes ei tea aru. Me alati otsime, kuidas teid teadvust päästada, et teie teate, mida sa tead. Ja sest kui sul see on, mitte keegi ei saa seda sinult ära võtta ja ma ei ihaldaks, et kellelgi seda ära võetakse, mida ma Accessi kohta ütlen. Access on suurepärane, sest ta lihtsalt selgitab seda, mida sa oled alati teadnud. Kõik ütleb, aga ma teadsin seda. Jaa, ma tean ja keegi ei teadvustanud sind selle eest, et sa seda tead. Me teadvustame, et sina tead, sa tead, mitte et sa ei tea.
ja et mul on see õige vastus ja see on suurepärane. Ma arvan, et see on kõige suurepärasem Accessi kingitus. Sa pead ainult küsima õige küsimuse. Kui mul on õige küsimus ja siis sina tead, mis on tõde sinu jaoks ja see on kõige olulisem asi inimese jaoks maailmas. Küsimustest rääkides. Mulle anti suurepäraseid intervjuu küsimusi, sest ma olen väga halb intervjueerides. Ma võiksin teiega tunde rääkida, aga intervjuu, kas te tõesti arvate, et oleks halb intervjueerija? Te võite rohkem teha kui keegi, keda ma olen kunagi oma elus kohtunud. Aitäh. Ma 23 aastat olen selle mehega reisinud maailmas ringi. See on pikk aeg, aga mul ei olnud kunagi igav. See pass, kus tema sust täna hommikul välja tuli. Tere tulemast minu maailma. Ta ajutab, see on see teine aju. Mul ei olnud luba, et see olla enne Accessi ja enne Gary'ga kohtumist ja sellepärast ma lihtsalt luban sellele olla, sest me peame teadma. Osa teist teab, et te teate ja sa tead, et sa ei ole vale, et see olla see unikaalne, mis sina, kes sa oled, et sa päästad ja siin. Need ei ole lihtsalt sõnad. Me soovime, et see oleks sinu reaalsus, ja ma sain selle sellelt mehelt. Minu perspektiivina on, me näeme see sekt, kus ma olin teil tasemed, et erinevad klassid, et täst pidid läbi minema ja kõik. Sa pidid $100,000 maksma ja küsid, sa ei või neile ütlema, ta ei ole veel õigel tasemel. Ja ma ütlesin, ta on piisavalt tark, et teada, et ta teab. Sa ei või, sind visatakse sektist välja. Okei, siis mind visatakse välja, mind ei huvita. Ma tahtsin, et inimesed teaksid, mida nad teavad ja kui nad küsivad küsimuse, ma annan neile seal, kui sa oled Barsi või põhjaluste klassis või nii-öelda alustajate klassis. Miks siis ei ole ühtegi alustajate klassi, võetud Barsi klass ja Barsiga on see, et see on suurepärane viis, et sa õpiksid vastuvõtmist. See on suurepärasem Barsi kingitus, et su keha tõesti sooviks vastu võtta ja see on, inimesed on, aga nad ei anna sulle, sest nad alati ütlevad, ma küsin, ma pean sulle oma tõe rääkima. Ma võtan su südame nüüd välja ja astun selle peale ja ütlen, et minul on õigus. Ja Barsiga on see ja vastuvõtmisega on see, et see on huvitav, sest et üks teema, millel oli palju laengut ja valikuvestluses oli raha. Gary ütles mulle midagi, kui ma kohtasin tema. Gary, palun aita mul raha probleemi parandada. Sellist asja ei ole kui rahaprobleem. Gary, mul on enda rahaprobleemiga abi vaja. Ei ole sellist asja kui rahaprobleem teinud. 3. korda. Gary, mul on rahaprobleemiga probleemi. Ei ole. Pärast 3. korda mõtlesin, mis sa mõtled, et ei ole rahaprobleemi. Ja ta ütles, et see ei ole rahaprobleem. See on see, mida sa oled valmis vastu võtmas. Mida sa oled tõeliselt valmis vastu võtma. Ja kui sul oleks, kas sa oled valmis olema kas sa oled valmis hingama või sa lihtsalt hingad kogu aeg? Mis suhtumine? Miks sa oled väärt õhku, aga sa ei ole, kui sa mõistad, et raha on nagu õhk, siis sa lihtsalt hingad sisse ja hingad välja. Kasuta raha kui kingitust. Ja sa saad ise oma reaalsust luua, et suurepärasemad võimalused saaksid ilmuda. Ja mida Bars avab, on vastuvõtmine kõigele, ilma vaatepunktita. Ja kui sa vastu võtad kõik asju vaatepunktita,
siis see ei ole oluline, miks sa ei pea, see hakkab muutuma millekski ja midagi, see muudab mu elu paremaks, miks mitte. New Yorgis mulle tehti parssi, ma käisin välja, ma vaatasin, jumal küll, kõik need majad on kõik, hooned on kõik erinevat värvi, aga ma arvasin, et need on kõik hallid. Aga pärast parssi siis olid roosad ja hallid ja sinised ja rohelised. Ja mida me ei mõista on see, kui palju värve on maailmas ja kui vähe me näeme, kui meil ei just jälle selgus võimalikustest. Võimalikust on kingitus, mida mitte keegi sulle peaaegu ei anna. Nad tahavad, et sa teeksid õiget viisi, heal viisil, nende viisil, halval viisil. Ja kas teile öeldi kell lapsena, et teil on palju potentsiaali, aga te ei ela seda? Jaa, ainult lapsena ja lihtsalt ainult lapsena. Ma lihtsalt tahtsin inimesi lüüa. Nende kõrri, kui nad seda ütlesid. Jaa, sa ei ela oma potentsiaali kohaselt. Mina elan oma potentsiaali kohaselt ja enamgi ja paljud teist seda samuti teevad ja ma näen, kuidas inimesed muutuvad kogu aeg. Ma kohtasin ühte daami, nägin aasta hiljem teda ja ta oli nii palju muutunud. Kui ta oli lootusetult hipi, ta oli väga kaunis. Kui me saame seda teha, mida me veel saame teha. Ma usun, et see oli ka mingi see minu jaoks kõik Accessiga seonduv on see, et päästada sind teadma, et sa tead ja et sa oled valmis küsimuse. Kui ma seda alustasin, mul oli nagu, et okei, ma ei teadnud, mida ma tahtsin teha. Ma olin lootusetult, ma olin kinnisvaras, ma ei teinud raha ja turg oli halb ja mul läks, kõik oli vale. Ja ma istusin maha ja mõtlesin, okei, mida ma pean tegema, et luua elu, mida ma sooviksin. Ma sooviksin reisida igal kuul mõni nädal. Ma sooviksin teha midagi, mis päästaks inimesi. Ma sooviksin teha midagi, mis ei oleks igav minu jaoks ja oleks ka inimestele huvitav. Ma tahaksin teha midagi, kus ma teeksin vähemalt 100 000 dollarit aastas ja mis ei oleks kunagi igav, sest ma olen humanoid. Kas te olete kuulnud seda humanoidi asja? Humanoididel ei ole selle igavusega jälle hästi, see ei ole nende parim omadus. Kui paljudel teist on see kogemus, et te lähete töötate kuskil ja 3 päevaga, 3 nädalaga on kõik paha ja teha kõike halvemaks ja keegi ei kuule teid. Humanoidid alati teevad, nad on alati valmis üle nagu kõige ja ometi see on võimekus. Inimesed ütlevad teile alati, ütlesid mulle, sa lähed liiga kiiresti, sa paned mind halvasti välja nägema, sa näed halb välja. See on nagu, sa näed naljaväärne, sa seisad paigal, kui sa võiksid töötada, see on erinev võimalikkus. Nii et alati ma otsin, mis on veel võimalik. Mis on veel võimalik, üks on suurepärasemaid küsimusi, mida sa võid küsida ja on väga häid tööriistu. Mis on see, mida ma teen sellega, kas ma saan seda muuta? Ja kui nii, siis kuidas ma seda muudan? Kui sa kasutad neid 4 küsimusi, siis saate mida iganes oma elus muuta. Ma tegin seda asja, mõtlesin, ma tõmban energiat kogu ja 2 päeva hiljem helistas mulle, kas te saate kanaldada mulle. Ja mõtlesin, okei, jaa, ma tahan.
ma tahan, et ta kannaldada mulle minu massaažiterapeuti. Kas ma pean paljaks saama? Kas ma pean silma vaatama? Kas ma makstakse? Ja siis Access sai alguse. Kas sulle maksti? Ja ma ei pidanud alasti võtma ja ma ei pidanud silmi lahti tegema. Ja pidanud osalema massaažil samuti. Ja ei olnud õnneliku lõpuni nii palju, kui mina mäletan. See oli suurepärane, et seda alustada. Nii ma alustasin Accessiga ja ma läksin lõunale. Ma sain nagu plaksu ja vastu pead ja hakka tööle. Ja okei, hästi, ma teen klassi kohe, kui ma kodus olen. Ja sekundeid hiljem uus läpak, see on klass. Ma läksin koju ja helistasin ja siis mõtlesin, ma teen klassi. Ja ma teen energiatöö klassi, $75, 3-päevane klass. Need on kõik küsimused, sest mul ei olnud aimugi, mida ma teen. Mul ei teadnud, mida ma pidin tegema. Mul ei olnud aimugi, kas see toimib ja nii ma alustasin sellel viisil. Ja see oli Accessi algus. Ja see on kasvanud alates sellest. Nüüd me oleme 78 riigis üle maailma. Mis on imeline. Ja ma näen inimesi kogu üle maailma teevad imelisi asju. Meil on koolid, kus on bars ja koolis Indias. Meil on haiglates Brasiilias. See juhtub igal pool. Meil olid see, kes vist barsi lastekodudesse Nepaalis. See on toiminud ja inimesed kasutavad seda, ja see on see, mida ma tahan, et inimesed kasutaksid, teeksid seda, et teiste inimeste elu paremaks muuta ja iseenda oma. Ma ütlesin, ja tehke parse. Teiseks, tehke mis tahes protsessi on vaja, sest aitab, et nad ei oleks kinni seal ja vaadake, mida saate teha kehaprotsessidega, sest need kehaprotsessid võivad muuta inimeste füüsilist reaalsust. Mul on olnud inimesi, kellel on katkised käed, kus me tegime kehaprotsesse, mida me õpetame ja nende keha uuendas selle käe. Paljudel neil on õlad on paika läinud ja kõik. Jaa, see on imeline. Aga see on see, kuidas mulle meeldib asju vaadata, mis on veel võimalik, mida sa veel saate teha, mida veel saame teha, mis me saame olla, mida me saame genereerida, mis on võimalik siin maailmas, mida me ei ole näinud. Üks asju, mida ma vaatan, on see, et kõik olete Yellowstone rahvuspargiga. See on supervulkaan, kas te teate seda? Ja see 650 aasta tagant see purskab. Umbes nii. Ja me oleme sellel ajal praegu. See võiks nüüd plahvatada mis igal tahes. Siis oleks liiga palju asju. Siis ei toimuks see. Põhimõtteliselt pool USA oleks läinud ja Kanada samad. Ja see oleks ümber, nii et kõik oleks, sest nad ei.
seal peavad olema tööriistad, et teil lubaks kokku korjada need asjad, liikuda ja see on see, mida meie vaatame, et te suudaksite luua imesid ise. Ja paljud viisidel on imed ilmunud. Tein ja tema üks esimesi. Ta töötas ühe daamiga, kellel olid rinnas kasvajad ja 3 nädalat hiljem olid nad läinud. See on võimatu. Palju on võimalik, kui sa oled küsimuses, palju on võimalik, kuna sina oled imeline kingitus ja ei mõista seda, mitte keegi ei ole sulle seda öelnud, et sa oled. Kas kellelgi on kunagi olnud halb seks? Ärge tõstku oma käsi. Võite. Te võite küsida, kui teil on halb seks, kas ma olen seksuaalne tervendaja, üks asi seksuaalse tervendajaga, et te vajate alati kellegi, et teid paremaks muuta. Te ei püüa valida seksuaalset võimekust. Kõik need hinnangud. See andis täiesti uue mõtte tähenduse selle. See ei ole seksuaalne võimekus, mitte püüate kõik need hinnangud, mida nad lukustab, mis teeb see, mis ei muuda seda kerguseks ja nauditavaks. Kui teil on kogemused, te võite küsida, kas te olete seksuaalne tervendaja ja te võite küsida, et keha kellega tahate seksida. See näeb hea välja. See, et nad hea välja näevad, ei tähenda, et nad on head, sest palju hea see energia on see. Palju see energia. Kivi, paber, kääride energia. On tegelikult see, kus sa tead, et neil on vaja tervendust. Raskus on selles, et sa ei küsi, et kas nad on valmis vastu võtma tervendust. Palun küsige, kas nad võtavad vastu. Te võite seda anda, nad ei võta seda vastu ja mitte midagi ei muutu. Nii et see osa sellest, et seda te ei teadma, et te teate. Te ei tea, miks. Ja te võib-olla ei küsi küsimusi, mis paneks asja paremini toimima. Nüüd meil on palju asju Access siis. Kas ma võin veel ühe küsimuse küsida? Mulle need küsimused enamusest sa rääkisid. Meile hästi küsib. Ja sa Emily alati ütleb, et mul on terve hunnik küsimusi ja sa katsid kõik. Seksuaalse tervendamise osa ei olnud listis, ta lihtsalt läks. Kõik, mis see oli, ma ei tea, millest see oli. Sa olid selline futurist. 35 aastat tagasi, kui sa said Barsi, sa lihtsalt kuulasid number 1, muideks võmm kuklasse, kuid sa teadsid ka, et siin me oleme 35 aastat hiljem, mida sa näed selle tulevikuna ja võimalikkusega, mida mina näen, on see, seda vajatakse veel COVID ei teinud palju teinet, kuid see eraldatus ja see distantseerumine, kõik see, kus inimesed ei saanud toimida, kohad, kus nad panid meid kohta, me pidime koju jääma ja mitte nägema teisi inimesi, see tegi meid, me ei suuda teistega suhelda, lihtsad asjad, need on asjad, millega Bars aitavad, teised Accessi protsessid aitavad. Ma näen, et tulevikus Access kasvab dünaamiliselt, see kasvab. See on 176 kartmis. Me oleme riikides, kus meid löödi välja nagu Hiina.
keegi ja et ära kunagi öelge, et see on tervendus, lihtsalt kasutage seda, kui see toimib ja üks asi, mida mina tean, et kõik muutub paremaks, kui me kõik oleme ühenduses meie oma võimekusega ja igaühel teistel on midagi tervendada ja mida kellelgi teisel ei ole. Vaadake, palun teadke, et te olete palju paremad, kui te arvate, et teate ja te ei ole nii perses, kui te arvate, et olete. Nii see on. Nüüd me oleme üle aja. On nüüd lõpetada, koju minna. See on lahe, sest kui me jõudsime nullini. Ma arvasin, et meil tuleb Armageddon, aga seda ei juhtunud ja nad tegid pausi 1 sekund. See on esimene sekund. See on pikem, see kõige pikem sekund, mida te kunagi olete kogunenud. Aitäh teile kõigile. Aitäh, et te tulite, et olete siin ja palun võtke ja kasutage neid tööriistu. Aitäh teile kõigile, te olete suurepärased, ma jumaldan neid ja te muutute kaunimaks iga kord, te muudate mu elu raskeks.